kõiki neid ei tea, kuid meie sensitiivid teavad. Tänases saates räägime kahest väga õnnetust loost, mida sensitiivid peavad välja mõtlema ja uurima. Kolmandas loos paneme oma sensitiivid proovile. Ja eelmises saates mainin ära, läks välja Maša Kirp. Esimeseks ülesandeks on vaja leida üles Kristi Timmer. Me räägime siis natukene. Hei! Ja sina olid meie loosimängu võitja. Sina tahtsid meile tulla puu taha peitu. Räägi, mis tunne see on? Ei no, väga tore. Ühe pudeli viina jõin ära ja ei no, päris mõnus on olla siin. Nii, oled valmis, et sensitiivid sind üles leiaks? No, lähme siis hakkame tööle. Nii, ja nüüd ongi jäänud vaid sensitiivid. Siis teine sensitiivne loom. Kuidas sa ennast tunned? Ma ei tea, päris hästi tunnen. Ja oled valmis selleks suureks katsumuseks? Jaa! Edu ja sa viid asuta tööle. Nam. Mind kutsub inimene! Kas sa tunned inimese energiat? Jaa. Ta on kusagil seal. Tema? Aljo? Kas ta pidi joodik olema või? Palju õnne, meie teine sensitiiv leidis üles. Yes! Ruiska! Ja rahu. Ruiska! Ja nüüd me võime tänada Kristi Timmerit! Ja asume meie kolmanda sensitiivi juurde. Meie kolmas sensitiiv Igor. Tere. Kuidas sa ennast tunned? Tere. Häid. Kas sa oled valmis meie katsumuseks? Ikka. Siis edu ja asu tööle. Kas sa tunned inimese energiat? Ma tunnen külmast. Külmand. Minä olen harjunud eestimaise õllotutega. Aga kas sa oskad öelda, et missugune see inimene võiks välja näha? Tema hästi riides. Ta sõida, ta on seal sees. Ma ei leia teda. Kahju või? Ma leian teda! See oli meie kolmas vistleja. Sattus ohutusse ohtu. Iire, kuidas sa ennast tunned? Närviline olen. Ja kas sa oled selleks katsumiseks valmis? Ma arvan, et ma olen aga talvel, ma olen ikka väga halb sellistes asjades. Aga me väga soovime sulle võtta grupi poolt edu. Asu tööle. Kas sa tunned inimese energiat? Tunnen. Kas sa oskad kirjeldada, missugune ta võiks välja näha? Ma näen roosat värvi tumedas. Tal on midagi roosat, oli nii? No mina sellist asja ette ei tohi öelda, aga noh. Tere! Tere! On teie nii suur fänn! Jah, esimene.
meie 4. võistleja leidis Kristi üles. Tänases teises saatepooles räägime me hukkunud teismelisest Mirandast. Laseme sensitiividel välja uurida, kuidas, miks ja missugusena see meie Miranda ära suri. Siin juhtus see väga sünge Miranda surm. Nüüd laseme sensitiividel välja uurida, kuidas, miks ja missugune see välja nägi. Ja meie esimene sensitiiv, Juri, palun tule. Selgita välja, kuidas teismeline Miranda sai siin surma. Me laseme sul siin rahulikult sensitiivida. Kas sa tunned midagi erakordset? Midagi nagu tunneks. Missugust tunnet sa tunned? Kala lõhna. Kala. Aga mida sa veel tunned? Liha. Aga kas sa oskad kirjeldada, kuidas ta võis surma saada? Pirukas. Pirukas? Räägi. Selline nagu piruka pood oleks siin olnud kunagi. On mul õigus? Ei ole, aga pirukaga sa oled päris lähedal. Ta sõi pirukat. Talle maitsesid pirukad. Nii, kas sa oskad meile rääkida nüüd terve loo ära? Talle maitsesid pirukad ja ta suri, sest talle maitsesid pirukad. Ta oli ülekaaluline. Ja sul ei ole rohkem midagi mainida? Ei, talle maitsesid pirukad. Pärast selgitame välja, kas Juri oli õigus. Palume järgmise sensitiivi enda ette. Melvin. Tere, Melvin. Tere. Kas sa suudad sellises keskkonnas välja uurida, kuidas Miranda võis õnnetult surma saada? No seda me veel vaatame. Palun, asuge tööle. Mõtleme. Kas sa tunned midagi erakordset? See aurab piruka järgi. Pirukas. Jaa. Kas te oskate äkki paremini kirjeldada natuke? Tal ei midagi kurgu kiirni. Midagi tunnevad. Midagi väga head. Pirukas. Pirukas. Ja teie vastus? Pirukas. Ja kas te oskate öelda siis, kuidas väike midagi surma sai? Teine mulle. Arve mulle. Seda selgitame pärast välja. Aitäh sulle, Melvin. Ja palume enda ette Ira. Tere, Ira. Kas sa oled valmis selleks katsumuseks leida, kuidas, millal ja missugune Miranda surm välja nägi? Olen valmis. Palun asuge tööle. Kas sa tunned midagi? Ma tunnetan energiat siit. Kus kokku? Võib ka nii, tegelikult ma ei tohi midagi töötada. Ma tunnen ammumist, ta ei saanud hingata ära. Ja kuidas te selgitaksite, kuidas ta siis surma sai? Sõi midagi. Mida? Ta sõi pirukat. Ja see jääb sul lõplikuks vastuseks. Ta tuli siit ja või niisama vist jällegi ju kokku. Ta tuli siit ja ta sõi äsja valmistatud lihapirukat. Ja see läks tal kurku ja lämbas ja kukkus siin kokku. Seda näeme peagi. Aitäh, Ira. Palun kutsume meie viimasest sensitiivi Igori. Igor, tere, Igor. Kas sa oled valmis selleks ülesandeks leida, kuidas, miks ja missugune
esimesena oli Miranda sugu. täiesti. Asuge tööle. Siis kui ma sisse tulin, tuli kohe pirkla. Lihapirkas. Ta tuli alt. Tähendab, ta tuli 6. korruselt. 41. korteril. Kas sa... Ta sai pirukat. Üks lihatükk jäi talle kurku kinni. Ta lämbus ja kukkus siin surnult pikali. Ja see on su lõplik vastus? Jah. Seda selgitame peagi välja. Näitame lõiku Miranda emmest ja issist. See on kaamera või? Okei. tere, milline oli teie jaoks Miranda? Noh, ta oli blondiin. Ta oli brünett. Ta oli täielik brünett, sünnist saadik. Minu moodi brünett, minu moodi brünett. Iseloom oli tal selline lõbus, tore, igas mõttes lõbus. Ja ta oli suur, paks. Kuidas teile teatate tema surmast? No see traagiline kõne, see oli ta täiesti õudne. Mul öeldi, et appi, sinu laps on siin nüüd otsa. Appi, appi, appi. Mul oli nagu appi, appi. Ja meie reaktsioonid olid ka appi, appi, Ja appi. Kuidas teile kohale jõudis, et ta on näinud? Ta võttis selle väärtusliku Toomas Hanni plaadiga asju ja selle abil saime aru, et nüüd ta jättis meie kõvasti. Ja Toomas Hanni on ta kestus ka. Plaat. Me olime kumminukuga Toomas Hanni moodi. Aitäh. Kuidas teie elu on edasi läinud pärast tema lahkumist? No, nüüd me kuuleme iga päev Toomas Hannit jälle. Ja Rakvere pihta sööme jälle. Ja kuidagi palju lõbusam on. Tead, need õhtuti on palju lõbusam. Trall ja joogid ja kõik. Aitäh, see oli kõik. Esimene selgeltnägija, kes tuleb teises voorus siia, on Igor. Tere, Igor! Tervist! Sina nüüd pead selle ümbriku järgi ära arvama. Siin on pilt sees, sa ei tohi seda pilti näha. Kas siin on tüdruk, poiss, surnud elus või mis juhtus või mis juhtub? Palun, see. Mida sa näed? Ma näen tüdrukut. Tüdrukut, jah. Missugune see tüdruk on? Tal on pikad juuksed. Nii. Ta näeb ema moodi veel. Kas ta on surnud või? Ta on surnud. Ja kas see on kõik, mida sa jälle tahad? Ta nimi algab M-tähega. Ja see on kõik? Ei ole. Ta suri 25. jaanuaril. Ja see? Ta lämbus. Ta sõi piibarkooki. Jah. Pärast selgitame välja, kas see on õigus. Ja palume oma järgmise selgeltnägija. Kes see küll on? Ei tea. Melin! Tere, Melvin! Tere! Palun istu siia. Sa pead arvama, kes on siin ümbrikus. Pilti ei tohi vaadata. Kas ta on elus surnud? Mis juhtus? Mis juhtub? Palun räägi. Mida sa näed? Ta elab, sööb porgandit. Poiss või tüdruk? Kesksooline. Missugune välja näed? Pikkade juustega. Kõvera niaga. Ja see on kõik, mida sa Tal on mingi soolatüüres, mingi karvad tulevad välja. Ja see on kõik. Elab ja. Nii, pärast selgitame välja, kas sul oli õigus või mitte. Palume siis oma kolmanda selgeltnägija ehk Jüri. Palun talle siia, Jüri. Sa pead arvama, kes, mis, kas ta on elus surnud või mis juhtus. Pead välja selgitama ümbrikust, aga sa ei tohi kindlasti pilti. Palun räägi. Ma olen enam ka kindel, et siin sees on kass. Ipilt, kassipilt ja. Ja siis, et ta on surnud.
jäi kraana alla, kui kraana kukkus. ja see on kõik, mis öelda. nii, aitäh. ja meie kõige viimane võistleja. Iira. tere, Iira. Tere! nii, sa pead ära arvama, kes, kas ta on surnud elus, mis juhtus siin ümbrikus on ja pilti ei tohi vaadata. palun, mida sa näed? Küsid 4 esimest kaarti. mulle meeldivad kaardid. see on mingi mustkastiku. Ma näen välja teistpidi. Okei, ilmselgelt valiti tüdruk. Naissoost. ja missugune välja nägi? Ütlesid. Ta oli musta peaga ja natuke mitte eriti valge näoga. ja kas ta on elus või surnud? Ma juba tunnetan kaugelt külma energiat, ta on surnud. ja see on kõik, mida sa öelda tahad? Ei. räägi, mida sa tunned. Tunnen, et ta lämbus. Number 4 tähendab lämbumist. ja see on kõik. kas see on kõik? palun. Jah. ja nüüd meie kallid Miranda vanemad tegid videolõigu ja siis saame kõik teada, kas see on õige või vale. ja peagi kohtume žüriidega ja otsustame, kes peab kahjuks tänasest saatest lahkuma ja kes saab eriauhinna. nüüd peame me selgitama kahjuks välja kaotaja ja võitja. palume märgime selgeltnägijad siia. Meren, Igor, Iira ja Jüri. Niisiis, meie võitja on siis vaatame. Iira, palju õnne! Nüüd nagu pikas saates on ka kaotaja. ja tänaseks kaotajaks osutub. seda saab päikest pausi teha. paus on läbi. Jüri. väga kahju. ja loodame, et edaspidi läheb sul paremini. palju õnne! ja teised võistlejad saavad finaali. näeme järgmises saates.